Tere tulemast vaatama uut videot. Ole nii kena, pane ka videole like ja telli mu kanalilt. Alustame siis juuretise toitmisest. Ma olen eelmine õhtu juba tegelikult juuretist korra toitnud, sest peale saia tegemist ma panen ta alati külmkappi ja siis ma eelmine õhtu toidan ära, siis ta on üleöö niimoodi seisab, läheb soojaks ja aktiivseks ja siis hommikul ma võtan sellest siis 100 grammi ilusti kaussi välja. Ülejäänu siis kas viskan ära või panen mingi muu retsepti jaoks kõrvale ja siis teen uue toitmise sellele juuretisele. Ja täna oli siis see juuretis või seekord oli see juuretis eriti aktiivne, siis sellest toitmisest kuskil 2,5 tundi, 3 tundi läks ainult selleks, et ta oleks siis 3 tundi seismist, siis selleks, et ta oleks nii aktiivne, et ma sain juba temast siis hakata saia tegema. Ja seda, kui aktiivne ta on või kui palju ta kasvanud on, seda ma kohe näitan ka siis. Et enne saia tegemist ta peab olema läinud selliseks mõnusaks mullitavaks nii-öelda ja elavaks. Ja mis kõige tähtsam on see siis, et toitmisel ma kasutan seisnud vett. Et kui linnas elada, siis see on väga-väga oluline, sest linna vees on kloori ja see tapab muidu need bakterid ära. Ja seisab siis vähemalt 24 tundi. Ja siin praegu ma kasutan samamoodi siis seisnud vett. Lisan aktiivse juuretise, täpsema retsepti ma panen kõik siis descriptionisse, kirjeldusse. Siin on nüüd siis taigna whisk selline, mille ma ostsin Pepkost ja sellega on nii palju kergem seda tainast siis kokku segada. Ja siia minu kogustesse siis sellest tuleb 2 pätsi ja ma panen siis 650 grammi vett, seda seisnud vett on ju, meresoola läheb siis 20 grammi, jahu läheb kokku siis 1 kilo ehk siis 1000 grammi ja juuretist 200 grammi. Ja juuretise ma üldjuhul siis segan niimoodi veega kõigepealt läbi, et seda läheb juba ilusti laiali. Ja see kauss on pärit Ikeast, et selle ma panen ka lindina alla. Selle kausiga olen endiselt väga rahul, et sellega on hea niimoodi panna see kaan peale, et õhukindlalt ma seda ei sulge. Ja nüüd ongi selline lihtsalt kokku segatud, kuiva jahu kuskil ei ole ja läheb 30 minutiks siis seisma. Nüüd on 30 minutit möödas ja on esimene venitamine ja voltimine. Ja ma panen ka video, mille järgi ma üldse hakkasin siis tegema või leidsin selle kõige lihtsama ja kiirema ja kindlama viisi. Panen selle ka video kirjeldusse, nii et igasugused lisaandmed on sealt siis leitavad. Ja esimene kord ma venitan ja voldin üsna julgelt. Siis ei ole veel tainas nii palju kerkinud, et ta oleks juba selliseks õrnakeseks läinud. Ja ma teen tavaliselt kuskil 2 ringi nagu peale, et iga kord on see tainas natuke erinev, sest et juuretis on iga kord natukene erinev. Et siis seekord tegin kuskil 2 ringi. Ja jälle läheb 30 minutiks seisma ja on teine venitamine ja voltimine. Ja nüüd siis jällegi see piserdatud vesi on ka seisnud vesi, see ei ole otsekraanist, on ju, et ei oleks seda kloori kuidagi ei saaks sinna sisse, et see on oluline. Aga see aitab siis selle puhul, et tainas ei jää käte külge kinni. Ja nüüd selle teise venitamise, voltimise ma teen juba palju õrnemalt ja teen ainult 1 ringi peale. Nii väga vabandan, et lapse karjumist on kindlasti kuulda, aga kuna nad on alati kodus, siis ei ole võimalik sellist päris vaikset momenti lindistamiseks leida. Ja seetõttu ma ka selle peale lugemise tegin, sest siin video taga on ka ikkagi kaos käib pidevalt. Nii, ja nüüd ta läheb jälle seisma 30 minutiks. Ja kolmas ja viimane venitamine ja voltimine on siis samamoodi ainult 1 ring, hästi rahulikult venitada ja voltida ja läheb see 1 ring siis nii-öelda peale ainult. Et 1 ring venitad ja voldid. Ja kui see on kõik tehtud, siis ta läheb seisma kuskil 3-4 tunniks. See nüüd oleneb, kui aktiivne juuretis on, kui kaua, et minu juuretis on tõesti juba peaaegu aasta aega mul juba olnud, on ju, et ta on väga aktiivseks läinud ja väga kindel. Alguses läheb siis natuke kauem, aga oleneb siis toa temperatuuris, et suvel isegi vahepeal läks 2,5 tundi ainult ja talvel siin praegu ikkagi 3 tundi läheb üldjuhul. Ja siin on nüüd siis need kerkimiskorvid, mille ma valmistan ette selleks, et saaks sinna panna, et ma nisujahu siis sõelaga sõelun, et tainas ei jääks sinna riide külge siis kinni. Ja need korvid on mul tellitud Amazonist.
Neid on Eestis ka olemas, aga Amazonist on lihtsalt niivõrd palju odavam, et mina tellisin siis sealt. Ja selline näeb välja tainas peale 3 tunni kerkimist. Ta tegelikult oleks võinud isegi natuke võib-olla veel olla, aga olulist vahet seal nagu enam ei ole, et ta ikkagi oli juba piisavalt kerkinud. Ja nüüd esimeseks vormimiseks, eelvormimiseks siis nii-öelda, ma teen tööpinna jahuseks ja teen ka kätt jahuseks ja voldin korra veel nagu sissepoole siis kausist võetuna ära, et saaksin paremini, kergemini selle taigna siis sealt kausist kätte. Ja nüüd ma tõstan ta nii, et see voltimiskoht jääks endiselt ikkagi nagu peale poole pigem ja taigna siis paati või lõikuri abil üritan enam-vähem võrdselt 8 jagada. See kunagi ei lähe täpselt 8, ikka natuke üks päts tuleb natuke suurem kui teine, aga enam-vähem niimoodi üritan. Ja see on siis ostetud Apelsini poest, kui ma õigesti mäletan. Nii, ja nüüd ma alustan siis sellega, et lihtsalt jällegi venitan ja voldin sisse, teen nagu siukseks palliks. Ja see on siis esimene vormimine, jah. Niimoodi teen ta palliks, vajutan need kinni. Nüüd jahu pühin üleliigse ära, et saaks tekkida see õige haardumine. Ja käed toetan vastu tööpinda ja tõmban seda taignapalli siis enda poole. Ja ma teen seda päris mitu korda, et ma tunnetan, et sellesse tainasse tekib juba pinget ja nii edasi, ta läheb siukseks tihkemaks. Et see on jälle siuke tunde järgi. Ja teise pätsiga teen siis täpselt samamoodi. Ja natukene panen siis sinna jahu ka veel alla, et siis on neid pärast lihtsam ära saada. Nüüd ma teen selle käterätiku märjaks, niiskeks, mitte nii, et ta ei tilgu, on ju, et niiskeks ja katan pätsid ja 30 minutit siis seisavad niimoodi tööpinna peal. Ja siis ma võtan jahu ja puistan siis selle pätside peale ja natuke ajan laiali. Siin ma kasutan siis tavalist nisujahu, et kui ma muidu toidan juuretist ja saiadesse panen siis T812 nisujahu ka, nagu ma alguses näitasin. See on lihtsalt natuke suurema valgusisaldusega, siis ta aitab juuretisel paremini kerkida. Juuretisel annab rohkem toitu, et siis muidu ma kasutan jah tavalist nisujahu ja tegelikult igasuguste jahudega võib katsetada, võib panna ka seemneid, kõiki asju. Nii, ja siis nüüd teine lõplik vormimine on siis see, et ma teen ta siukseks ristküliku kujuliseks, enam-vähem natukene venitan õrnad ja voldin siis ühe poole natuke üle keskkoha, vajutan kinni ja teise poole peale ja vajutan kinni ja siis hakkan teda niimoodi siis rullima, et minul tulevad siis sellised nii-öelda ovaalse kujuga pätsid. Natuke vajutan ka siis seda voltimise äärt ja tulevad jah ovaalse kujuga pätsid. Eelmises videos ma tegin ümarad, aga ovaalset on tegelikult nii palju lihtsam lõigata ja seetõttu ma olen nüüd ma teen kogu aeg niimoodi, nagu siin videos on. Ma natuke voldin siis ka ääred või otsad siis nii-öelda sinna alla ära, et siis nad jäävad paremini. Ja nüüd ma tõmban siis seda palli või pätsikest siis natukene niimoodi hästi õrnalt, et mitte liiga palju, et ma tahan, et see ovaalne kuju nagu säiliks, aga samas, et tekiks ikkagi natukene seda pinget. Et see pinge ongi siis see, kus pärast tulevad need hapusaiale omased mullikesed. Ja siin on näha ka tegelikult juba neid kerkimismulje ka taigna peal, et need on täiesti loomulikud ja need niimoodi peavadki tekkima, see näitab, et juuretis on aktiivne ja ikkagi on seda tainast kergitanud ja teeb oma tööd hästi. Ja nüüd ma võtan siis selle kerkimiskausi, mis on jahuga tehtud ja väga oluline on siis panna õiget pidi siia kerkimiskorvi, et siit te näete ka, kuidas ma selle panen. Et see alumine pool jääb siis nii-öelda nähtavaks ja see, mida me seal just muljusime, siis see jääb alla korvile. Teise pätsiga teen täpselt samamoodi jälle. Näitan natukene kiiremini siit seda. Ja siin siis ka oluline jällegi, et saaks see alumine pool niimoodi ära pandud. Ja nüüd ma panen siia peale natukene ka jahu. Ja siis võib katta need pätsid siis, või need korvid toidukilega. Või siis ma nüüd tellisin Sheinist selliseid kile nii-öelda katteid. Et seal oli väga-väga suur pakk neid hästi odavalt. Näitan ka kohe.
aga ma ütleks, et need ei ole nagu väga head, sest nad tegelikult lähevad suht kergesti katki, aga oluliselt kiirem, lihtsam panna kui toidukilega. Et aga see on jälle sihuke asi, mida ma mõtlen, et kuidas saaks niimoodi, et üldse kile ei peaks kasutama. Ja ma panen nad nüüd külmkappi siis ja külmkapis nad seisavad siis üle öö. Ja nüüd on järgmine hommik, soojendan ahju 260 kraadini ja oliiviõliga siis määrin kokku need alused. Need on tegelikult justkui kaaned nendel püreks nõudel. Panen ka need, mida ma kasutan, siis panen videokirjeldusse. Ja teen nad oliiviõliga kokku sellepärast, et pärast oleks kergem siis seda saia sealt kätte saada. Ja nüüd on ta ilusasti kerkinud, hapnenud nii-öelda ja panen ta siis siia sisse. Ja need püreksnõud on vajalikud siis sellepärast, et saaks tekkida see aur, mis on väga-väga vajalik hapusaia küpsetamisel. Ja need kaaned lähevad peale siis esimeseks 20 minutiks. Ja kui 20 minutit, nüüd ma natukene tolmendan seda üleliigset jahu lihtsalt ära. Seda ei pea otseselt tegema, aga lihtsalt sai pärast maitseb natuke paremini. Nii, ja noaga ma siis lõikan selle nii-öelda mustri peale, aga see muster on ka oluline siis selleks, et saaks õhk, mis tekib välja, et saaks ilusti kerkida ikkagi see saiahjus. Ja mina teen kogu aeg ühe sama mustri, see on kuidagi minu saiade omapära juba, et ma niimoodi teen. Ja mul varem oli sihuke teine nuga, aga praegu ma teen sellega, sest nii on kõige hügieenilisem olnud ja teengi tavalise noaga. Ja panengi need kaaned siis peale või kuplid peale nii-öelda. Ja esimest 20 minutit on siis need kuplid pealahjus ja siis ma võtan nad ära ja siis on kuskil siis 13 kuni 15 minutit ilma siis selle kaaneta. Ja kui sul on vähema nõudlusega või võimsusega ahi, siis 230 kraadiga näiteks ka tegelikult täielikult need küpsevad ilusasti ära. Lihtsalt siis peab seda aega võib-olla natukene vaatama, et võib-olla peab kauem olema siis kaane all ja võib-olla natuke kauem siis ilma kaaneta. Ja 15 minutiga nad tulevad nagu väga-väga krõbedad, isegi natuke mustad, aga seekord ma tahtsingi lihtsalt seda tulemust saada, sest abikaasale meeldib, kui nad on sellised krõbedad. Aga üldjuhul tegelikult ma ikkagi hoian 13 minutit neid. Ja siin on siuke timelapse video siis sellest protsessist. Siin on nüüd kaaned juba pealt ära võetud. Ja tähtis on ka see osa veel, et peale küpsetamist peab see sai seisma saama, et muidu läheb see aur nagu välja, sai jääb nätskem, kui seda liiga vara nagu lahti lõigata, et kuskil 2 tundi peaks vähemalt sai seisma ennem, kui seda siis lõigata. Et selles mõttes ongi hea küpsetada hommikul vara, et siis saab nautida. Teine asi, ta säilib suurepäraselt sügavkülmas, nii et meie tavaliselt küpsetamegi 2 tükki, üks läheb kohe söömiseks ja teine läheb siis viilutame ära ja paneme siis sügavkülma ja sealt on juba üli hea võtta ja süüa seda siis kenasti värskena röstitult. Aitäh teile vaatamast!